Maailma ja Eesti majandust iseloomustab alanud aastal ebakindlus. Määramatust tekitavad nii Hiina-USA kaubandusläbirääkimised kui Lähis-Ida sõjalised pinged, aga ka Brexit. Eesti majanduskasv aeglustub, aga paradoksaalsel kombel tuleb see meile kasuks. Selline majanduskasvu aeglustumine, kui see peaks tulema 2,5% lähedal, on isegi parem tulemus kui mitu aastat kestev üle potentsiaalse kasvu olev väga tugev kasv. See võib majandust üle kuumendada. Et selline majanduskasvu mõõdukamaks muutmine peaks võtma pingeid maha majanduses, sealhulgas ka tööturul. Brexit puudutab meid muudest maailma mõjudest ehk lähimalt, sest see on seotud ka meie peamiste kaubanduspartneritega. Suurbritannia enda osakaal Eesti otseses kaubavahetuses on väike. Kui me vaatame otseselt Suurbritannia osakaalu meie kaubavahetuses, siis see on ainult 2%. Aga see Brexiti mõju, et kui see tulevane koostöö saab olema selline keeruline ja tulevane kaubanduslepe saab olema selline, et need turud on ikkagi hästi eraldiseisvad ja need kaubanduspiirangud nende kahe turu vahel saavad olema suured, et see kindlasti mõjub negatiivselt just erinevatele Euroopa ettevõtetele. Et kui me vaatame Euroopa riike, siis eelkõige Iirimaa, Holland, Belgia, Saksamaa, et see mõjutab eelkõige negatiivselt neid ja siis selle kaudu ka siis ka Eesti majandust. Majanduskasv jääb Swedbanki hinnangul tänavu 2,4% juurde. Hinnad tõusevad 2%, aga palgakasv jääb töötuse vähesest kasvust olenemata 5–7% kanti.